No minul tuli tegelikult juba laupäeval hakkas tulema see teema kohaloleku vägi, kuna ma loen raamatut, Eckart Tolle raamatut Kohaloleku vägi. Ja siis, et see kohalolek on väga oluline, aga samas sa ikkagi nagu rändad kas minevikus või tulevikus, mis ei ole, üks ei ole kohal ja teine on juba möödas. Et tegelikult on väga nagu keeruline sellesse oleviku hetke nagu kohale jõuda. Oli see, et kuidas nagu oleviku hetkes olla nagu täielikult kohal. Et ja just see alistumise teema, et ma olen tundnud, et ma ei suuda nagu minna sellesse päris alistumisse või ma ei teadnud, mis asi see üldse on. Ja mul tuli nüüd laupäeval selline olukord, kus ma pidingi nagu alistuma või ma õppisin seda nagu, mulle tundub, et esimest korda. Vastupanu tunne on tegelikult see, mis esimesena tuleb ära kogeda, sest et vastupanu, see on nagu mingi ulme asi, et iga kord, kui mul on meeles tšekkida endas järgi, kas mul on tegelikult vastupanu see emotsioon ära tunda, sest et ma tean, kui on vastupanu, siis me hakkame käituma viisil, kus me hakkame sahmerdama või põgeneme ära selle asja eest, selle emotsiooni eest, mis tegelikult tahab ära tunda ja seda piina, seda valu, seda kõike tegelikult põhjustab vastupanu tunne, mitte see emotsioon, mida me kardame tunda. Tere, armas vaataja. Tere, Merili. Tere, Inike. Meiega koos on ka Birgit siin. Tere. Tere. Ja vaatajad ruumis ka, kuulajad, toetajad. Ja sel korral me mõtlesime, et avame ruumi läbi kaartide ja muusika. Ja siis läheme koos rändama selle küsimusega, mis sinul täna sinuga kaasas on. Ma palun sul siit tõmmata üks kaart, mis kuidagi avaks praegu sind paremini. Astu kõrgemale. Olemises ja tunnetamises oma südamelöökide harmoonilist löömist koos kõiksuse rahulikus olemisvormis. Tunnetad lõpuks oma keset selles. Ei ole enam aega, ei ole homset, sest sa astusid sellest just kõrgemale. Lubades omale olla kõigest ajalisest kõrgemal, näed ühtäkki kogu oma elumustrit ja enda rolli igas episoodis. Seda kogedes oled saavutanud kontrolli kõigi oma hirmude ja ebakindluse üle.
Kuulasin seda laulu ja väga ilus pilt tuli minu jaoks silme ette ja see kaart kuidagi ka oli nii huvitavalt avas seda. Mul tuli meelde üks kogemus, mida ma olen kogenud kunagi ühel rännakul. Ma hakkasin isegi mõtlema, et täna meil on ruumis siin juba järgmiste saadete need osalejad ka ja võib-olla see oli mingil Ketlini rännakul, kellega meil tuleb siis saade, ülejärgmine saade eetrisse minemise järjekorra mõttes. Aga mul tuli väga selge pilt sellest mingist kogemusest, kus ma kogesin hingekogemust. Ehk siis ma justkui nagu hingena vaatasin oma esivanemate talus seda hetke, kus keegi väga vana inimene suri ja samal ajal nagu lapsed mängisid õues ja sealt tulid mingid, toona, kui ma seal käisin selles hetkes, siis ma käisin seal hoopis nagu emotsioone kogemas või kuidagi aru saamas, et mis on nagu andeks andmata justkui. Aga täna, kui ma läksin sellesse samasse pilti, see sama pilt tuli mulle ette. Ja siis ma vaatasin, et kui äge. Meil on võimalus, meil on antud selline võimalus nagu iseennast kõrgemalt vaadata, enda elu kõrgemalt vaadata. Ja samal ajal on antud meil võimalus hetkes rännata isegi kohtadesse, mis meie reaalsuses ei ole. Ehk siis paneme silmad kinni ja läheme kujutluses kuhugi midagi kogema. Oleme minevikus, tulevikus, kus iganes. Et meil on antud võime tegelikult selles, siin oli see nii ilusasti sõnastatud, et ka ajaliselt kõrgemal olemine, et sa lubad ka näha aega endal erinevates dimensioonides. Ja see nii huvitav, et ma nagu tõesti nagu selline nii selgelt nagu mingi pilt tuli, nagu, et kuidas oleks enda elu vaadata kõrgemalt. Mis pilt sul tuli, kui sa kuulasid mind ja Birgitit, seda muusikat, maandusid siia tooli? No minul tuli tegelikult juba laupäeval hakkas tulema see teema kohaloleku vägi, kuna ma loen raamatut, Eckart Tolle raamatut Kohaloleku vägi. Ja siis, et see kohalolek on väga oluline, aga samas sa ikkagi nagu rändad kas minevikus või tulevikus, mis ei ole, üks ei ole kohal ja teine on juba möödas. Et tegelikult on väga nagu keeruline sellesse oleviku hetke nagu kohale jõuda. Ja et sul on vaja nagu ületada väga palju hirme ka, et üldse sellesse hetke tulla. Ja näiteks siia tulebki, paar päeva tagasi ma ei oleks küll uskunud, et ma siia kohale jõuan või üldse miks ma siia tulin, ma ei tea seda. Aga see ongi võib-olla see, et nüüd ma astusin nagu siin kaartidel oli ka öeldud, üle selle läve nagu kõrgemale tasemele või ja siis ma jõuan ka kaugemale. Et ma ületasin nagu oma hirme, mis on tegelikult lapsepõlvest saadik olnud. Eks see esinemishirm ja miks ma ei läinud ka õpetajaks 20 aastat. Ma lõpetasin küll õpetajaks õppimise ülikoolis ära, aga ma ei läinud, sest mul oli hirm esinemise ees. Siis ma kogu aeg valmistasin ennast selleks hetkeks ette, et ühel hetkel ma olen siis nüüd valmis. Aga siis tulevikku. Jah, aga see oli see, et tegelikult mind kutsuti juba ammu kooli ja ma olin tegelikult juba ammu valmis, aga lihtsalt need hirmud hoidsid nagu tagasi, et ma lihtsalt ei läinud nendest hirmudest läbi.
ja see mõnes mõttes ongi ka üks põhjus, miks see saade üldse tuli või sündis, oli see, et kui ma näen, kui palju vabam ma olen, kui mul ei ole seda hirmu rääkida kaamera ees, onju. See annab mulle lihtsalt elus nii palju nagu ruumi juurde ja samas ma tean, et see esimesed korrad, kui seda teha ja lubada veel maailmal ka näha seda, et esimesed korrad ongi niimoodi, et natuke võtab värisema ja hääl tahab kähedaks minna. Ja ma saan aru, et see on võib-olla üks põhjus, miks me täna siin vestleme. Aga see, et sa tõesti pidid siia jõudma, sest et veel eile samal kellaajal ma veel ei teadnud, et kes see kolmas on. Ja sellepärast, et ma muidu teadsin, kes pidi olema. Aga ta jäi haigeks ja mitte miskit nagu ei resoneerunud selliselt, et me ei leidnud nagu seda tõde, et see oleks lihtsalt protsessi pärast, et ta ei taha tulla või see ei olnud tema nagu saboteerijalik, vaid see oli lihtsalt nagu loodi olukord ja pidi tulema siia ruumi keegi teine. Ja ma mõtlesin korraks selle peale, kui sa ütlesid, et või juba enne siin kuulasin, et sa ütlesid, et sa ei tea, mis põhjusel sa siin tegelikult oled või siis enne ma küsisin seda nagu või sain vastuse samal hetkel ka, et praegu on millegipärast oluline, et läbi sinu tuleksid mingid nagu vastused või et mingi alistumine sinus toimub läbi selle, aga see samal ajal on oluline nagu, et see juhtuks, et siin on mingi nagu huvitav alistumise mäng, mis samal ajal loob sulle ja samal ajal loob meile kõigile miskit, sest see pidi juhtuma, sest see oli nagu nii ilusti paigutati seda sinu siia kohale tulemist. Et see on lihtsalt, ma lihtsalt kaifin neid hetki ja me ei peagi teadma praegu vastust kellele või mis või kas see on kellegi jaoks või see on ainult sinu jaoks või see on nagu paljude jaoks, on ju. Et see tegelikult ei ole oluline, on ju. Praegu teada. Ja kui sa nüüd mõtled selle sama enda küsimuse peale, mida sina praegu tunned, et kui sa formuleeriksid seda, ma juba tunnetan seda küsimust siin, aga kui ma lasen sul selle formuleerida ka, et mis on see küsimus, millele sina vastuseid otsid praegu? No eile mul tuligi ainuke küsimus oli see, et kuidas nagu oleviku hetkes olla nagu täielikult kohal. Et ja just see alistumise teema, et ma olen tundnud, et ma ei suuda nagu minna sellesse päris alistumisse või ma ei teadnud, mis asi see üldse on. Ja mul tuli nüüd laupäeval selline olukord, kus ma pidingi nagu alistuma või ma õppisin seda nagu, mulle tundub, et esimest korda, kuigi ma arvan, et ma olen seda teinud ka varem. Aga see oligi nii, et ma läksin metsa seenele ja ma ei olnud sel hetkel kohal, kui ma hakkasin metsa minema, sest mul ei olnud õiged riided seljas. Siis ema ja laps läksid juba ees ära, ma kiirustasin. Ma ei olnud selles hetkes kohal. Võtsin umbes suvalise ämbri kaasa, ei võtnud õiget nuga, ei võtnud kotti kaasa, kuhu telefoni panna. Ja siis mul anti kohe selline õppetund põhimõtteliselt, et ma alistuksin sellesse olukorda. Ja mul oli kogu aeg käis ka peas mõte, et mul on nii halvad taskud, et mul võib see telefon ära kaduda. Ja ühel hetkel oligi niimoodi, et ma ei olnud kohal, sest koer tuli ja segas. Siis laps karjus kusagilt kaugemalt, et tule nüüd siia. Ja ühel hetkel oligi niimoodi, et mul oli see telefon taskust välja kadu või kukkunud. Ja siis sel hetkel mul käis 100 mõtet peast läbi, et mis nüüd saab, et põhimõtteliselt
telefonis on kogu minu elu, kõik jälle pildid on seal ja kõik info, kõik failid, kõik asjad on tegelikult telefonis. Ja siis ma veel mõtlesin, et mets on suur ja lai ja ma täpselt tegelikult ju ei mäleta, kust kohast ma tulin. Ja sa keskendusid siis ka seente korjamisele, mitte millelegi muule. Siis ma lihtsalt seal karjusin üks hetk kõik selle viha ja emotsioonid välja. Siis ma mõtlesin, et kunagi varem mul on selline olukord olnud, et mul 5 aasta pildimaterjal kadus kõik. Ja siis, siis ma tegelesin sellega pool aastat selle tegelikult šokiga. Ja nüüd ma mõtlesin, et mis siis, et kui jälle kaob ära, et ju siis ei olnud neid vaja. Või et tegelikult ma olen teinud endaga juba selle rahu, et mul on kõik nagu mälestused ja pildid ja kõik on mul endal, omaenda kõvakettal olemas peas. Et mul ei peagi need olema kusagil telefonis või arvutis, sest ühel hetkel me lahkume siit elust ja siis tegelikult hilisemad põlvkonnad tegelikult ei tea üldse, kes sa olid, kui ei räägita seda lugu edasi. Ja põhimõtteliselt, seda ei olegi vaja, et praeguses hetkes on vaja nagu kõike seda kogeda ja jätta need nagu pildid meelde, mis sul hetkel toimub ja olla selles hetkes, alistuda sellele ja võib-olla 6 aja pärast, siis on juba uued asjad, ega siis sa enam ei mõtle nendele vanadele nii palju. Ja siis ma olingi seal algul lihtsalt ühe koha peal ja hakkasin mõtlema, et ma pean nüüd need hirmud ületama, peatuma hetkeks, olema selles hetkes ja hakkama mõtlema nüüd, et mis teed pidi ma täpselt tulin ja kus kohas nagu võis see telefon taskust välja kukkuda. Ja ma käisin tegelikult 3 korda võib-olla ühte sama teed läbi. Aga ma nii alistusin kogu sellele protsessile. Ja kutsusin muidugi ka ingleid appi ülevalt poolt. Ja tegelikult mul läks võib-olla 10-15 minutit, kui mind suunati nagu pilku heitma telefoni peale. Ja samas oli mul veel telefoni kate, oli ka, ma ostsin uue katte, mis oli rohelistes toonides. Ja metsas on nagu väga keeruline leida siis oma telefoni ülesse. Ja teine probleem oli veel see, et ma pidin tegema endaga nagu vaikuse minuteid. Ja ma ei olnud tükk aega seda teinud, kuna ma helistasin lapse telefoni pealt enda telefoni peale, siis ma pidin olema hästi vaikselt metsas. Tundub, et metsas on väga vaikne, aga tegelikult siis ma hakkasin kuulma kõiki teisi helisid, mitte oma telefoni heli. Küll linnulaulu, küll mingid krabinad, sahinad ja siis maantee pealt kuulsin veel mingit automürinat, aga telefoni helinat ma ei kuulnud. Aga ma leidsin telefoni ilma heli kuulmata üles, et lihtsalt kõrgemalt poolt või inglid või mind suunati lihtsalt vaatama sellesse suunda. Aga ma ikkagi tulin nii kohale, et ma leidsin selle õige koha ülesse. Et kus ma võisin nagu kaotada. Meie keha, mulle meeldib kogeda seda, et kui me oleme enda kehas nagu kohal siin, siis meie keha ise viib meid edasi. Mul oli just eelmine nädal selline olukord, kus kuna ma olen siin neid lõviväravaid korralikult ära kasutanud, selleks, et ennast aktiveerida ja otsuseid teha, siis mul on hästi tugevaid protsesse tulnud üles ja ma tegelikult läksin nädala alguses, ma tavaliselt teen niimoodi, et ma mingi küsimusega tegelen, siis mida konkreetsem on küsimus, seda konkreetsem saab olla vastus. Ja tahtsin näha läbi mingit illusiooni. Nagu ma teadsin, et ise loon eraldatust.
ja siis oli täpselt niisugune, et mõistus hakkab rääkima, et ei Nik, et sa tegelikult oled väsinud ja sa võiksid ju minna kontorisse tööle, et sellest oleks palju rohkem kasu, et sa saaksid nagu võib-olla mingid tööasjad ära tehtud ja et keera siit ära. Nagu mine nüüd koju tagasi. Keera, mine, et piisab sulle tänasest jooksuringist küll. Aga keha, siis ma nagu sain aru, et okei, see on nagu mõistusjutt. Lasen kehal valida, millist teed ta valib. Nagu mulle meeldib mängida seda mängu, et ma lasen oma kehal viia ennast sinna või autoga ka sõidan või parkimiskohad, alati lasen kehal valida. Ja siis, aga keha läks ikkagi suure ringi peale ja täpselt niimoodi oligi, et ma olin mingi tükk aega lihtsalt hinganud ja jooksnud. Nagu ma tavaliselt kasutan jooksmist selleks, et ma nagu tühjendan ära seal mingid emotsioonid ja siis ma püüan saada täielikult üheks sellega, mis on nagu, et mina näen, kogen seda, mis ma olen loonud. Ehk siis, et mida mulle Jumal toob justkui niisugusesse seisundisse. Ja järsku hakkavad kõik emotsioonid tulevad ülesse, sest ma olin just küsinud, et ma tahan näha seda, kus ma loon eraldatust. Ja siis ma proovisin ühte olukorda panna niisugusesse, mulle meeldib viimasel ajal mängida niisugust mängu, et kui me mõtleme, et see ohvri kolmnurk on ju, ja seal taga on ju ka vaata see teadlikkuse silm, nagu et üsna sageli on kolmnurk koos ühe silmaga on ju. Ja siis ma olen hakanud nagu seda mängu mängima niimoodi, et ma olen ise see silm, kes on teadvus, kes siis püüab asetada enamus elusituatsioonid justkui sellesse nagu kolmnurka sisse. Kus mina olen nagu ohver või olen agressor või olen päästja. Ja siis ma proovin nagu vaadata seda olukorda, ükskõik mis olukorras ma olen. Ja siis mul täpselt tekkis niimoodi, et kliendid on minu agressor. Mina olen ohver. Ja siis ma nägin ka, et nagu maailmas nii mitmeid inimesi, kes nagu püüavad nagu justkui päästa, aga täna selles päevas see ei avaldu nagu tavapäraselt. Ja nii kui ma nagu vaatasin sellele olukorrale peale, lubasin tulla sellele emotsioonile üles, mis tegelikult tahtis laengut. Mul ei olegi vaja teada mingid lugusid nagu sinna rohkem juurde, mis ja kus ja mis minuga juhtus ja kes kuna midagi tegi, vaid et lihtsalt see emotsioon sai tulla nähtavale sellest, nii kui ma vaatasin lihtsalt need elemente seal kolmnurgas. Ja siis ma sain aru, et okei, ja siis ma jooksin, ma arvan, et mingi kilomeetri niimoodi, et lubasin nagu pisaratel olla, siis täitsa aeglustasin maha, hingasin veel viimase, võimendasin selle emotsiooni. Ja peale seda nagu sa ise ütledki, nagu sa ütlesid ka, et siis sa hakkad kuulma kõiki helisid, hakkad nägema mingid 100-jalgseid vudimas, järsku on linde, mingid tuhandeid liblikaid oli nagu üks päev lihtsalt järsku tulevad mingid liblikad lihtsalt mõlemal pool teed ja lihtsalt kõik korraga lendavad. Ja siis mõtled, et kui sageli me ei näe ja kui ma sind kuulasin, siis mul tuli nagu meelde üks olukord, kus mina kasutan alati jalutamist selleks, et mul meel jääks vait. Sest et kui mina õppisin nii-öelda siis mediteerimist justkui mingil ajahetkel, siis seal kohalolu nagu praktikates siis öeldigi, et ma mäletan, mu õpetaja ütles, et Einik, et sa ei pea suutma istuda vait ja oskama teha kohe oma meelt tühjaks sellest jutuvadast. Et väga paljudel inimestel on oma viis, kuidas mediteerida, et kes teeb kunsti, kes jookseb, kes vaatab loodust, kes, ma ei tea, koob. Ehk siis meil on erinevaid viise ja sa pead lihtsalt leidma üles selle enda viisi ja ma mäletan, et minul oli siis niisugune, käisin metsas ja iga kord ma võtsin mingi fookuse. Et ma teadsin, et mul 10 minutit alati kulub selleks, et mul see meel nagu üldse ma saaksin nagu jõuaks sinna metsa. Ja siis ma mäletan, et kõik kord ma võtsin nagu fookusesse oma koera jälgimise näiteks, et ma keskendungi ainult kõnnin ja keskendun ainult sellele, et ma vaatan, kuidas mu koer on. Teinekord, ma ei tea, helid ja siis mingi kese, niisugust hilissügist. Ma võtsingi nagu hääled tollel päeval endal nagu fookusesse. Siis ma kuulsin elus esimest korda imepisikese linnu laulu, mis ilmselt oli seal kõlanud väga mitmeid kordi varem, aga ma mitte kunagi ei kuulnud. Ja ma mõtlesin, et niisugusel ajal nagu juba mingi õrn lumekirme oli veel niisugune külm.
ja siis nagu niisugune imepeene häälega lind. Ja siis ma mõtlesin, et huvitav, et nüüd, kus ma küll varem olen olnud, et ma ei ole niisugust asja kuulnud. Ja siis see nagu siis nagu minu jaoks lihtsalt oli see tee, kuidas ma sain õppida enda jaoks seda meelt nagu rahulikuks tegema, et mul üldse nagu ei keriks mingeid asju. Et kas sinul on ka mingid viise, kus sa näed, et sul tegelikult on lihtsam, kergem, mis see sinu viis on, kus sa lähed täielikult niimoodi, et maailm kaob ära nagu niisugune mõttemaailm? No siis, kui ma olin noorsootöös, siis oli väga keeruline oli õhtuti üldse magama jääda ja siis ma pidin täpselt samamoodi minema jalutama. Ja alguses võttis ikkagi väga kaua aega, enne kui suutsid nagu pea tühjaks saada. Nüüd käib see nagu suhteliselt kiiresti. Et võib-olla 5 minutit ja juba sa tunned tegelikult, pea on tühi. Aga enne ma võisin tundide kaupa jalutada ja ikkagi midagi jäi õhku rippuma. Sa täna, kui sa mõtled selle sama kohalolu teema peale, et seal on põhjus ka sinu jaoks kindlasti, et miks sa just valisid selle Eckart Tolle raamatu näiteks praegu lugemiseks, et millest oli tingitud või on tingitud sinu tegelikult niisugune vajadus või kutse või tõmme üldse selle kohalolu teemaga tegeleda? Seal on tavaliselt mingi impulss. Ma lihtsalt tunnen viimasel ajal, et ma olen ikkagi nagu minevikus rohkem kinni. Mitte nii palju tulevikus, aga ikkagi mineviku sündmused, mis on minu elu mõjutanud. Ja kuigi ma nagu tulen nagu väga kiiresti kohalollu, siis ikkagi mõtted ikkagi rändavad mineviku peale. Ja et tegelikult ma olen meister juba selles, et kohale tulla, aga ma ikkagi ei ole ma olen sellest saanud aru, et ma ei lase ikka mingites mineviku teemadest lahti. Sisuliselt ju see, et kui me paneme nagu väljale, et siin on minevik ja tulevik ja olevikku me paneme nad kuidagi lineaarselt. Kui me vaatame seda niipidi, siis sisuliselt sa võid küll näoga öelda tuleviku poole, aga kui sa vaatad mineviku poole kogu aeg, siis sa tegelikult ei luba endal liikuda või seda nagu ruumi ei ole. Ja teisest küljest, ma ei tea, minu jaoks on mingi hästi huvitav nagu perspektiivi muutus või ma näen, et kuidas see aina maandub, on see, et kui me ei vaata seda lineaarselt, vaid vaatame neid nagu aega nagu niimoodi, et aeg lihtsalt on ju. Minevik, olevik, tulevik on kõik samaaegselt. Kõik on, lihtsalt on. Et siis see on lubanud mul nagu justkui ruumi teha selleks, et ma kuidagi see purustab minu sees midagi selliselt, et ma ei pea nagu pead pöördama sinna mineviku poole kuidagi. Ja samas ma saan aru, et see, mida ma olen just viimase poole aasta jooksul ja eriti, kui me tegime koos naistega aasta alguses niisugust mustrite nägemise väljakutset, ma nimetasin seda nii, aga kogu selle asja point on see, et sa aeglustad elu nii ära, et sa nagu, see oli lihtsalt nii äge kogemus, et kuidas mustrid hakkasid välja tulema ja tegelikult kõik muu ka. Nii kui sa aeglustad oma elu nii palju ära, et sa teed ainult seda, mille tegemiseks tuleb väljastpoolt kutse. Ehk siis, et sa ei lähe ennem tööle või sa ei tee ennem liigutust, kui sul ei tule nagu seda impulsi väljastpoolt nagu. Ja sisuliselt 24 tunniga tulevad baasmustrid välja. Baasteema kuidagi lihtsalt jookseb sisse, sest et sa ei majanda seda reaalsust endale ära. See sageli, et me paneme, nii äge, mul tuli praegu mingi jupp kohe sisse, aga see on nagu lihtsalt äge, kuidas sellel hetkel, kui me ei topi sinna päeva mingeid asju, siis jäävad alles nagu need asjad, mis on loomulikult, mis sinu elu normaalses elumustris välja jooksevad. Aga sinna kohe tulevad ka need
nagu põhiemotsioonid, mis on tundmata, nad tulevad nagu, sa sisuliselt lood endale ainult reaalsust, mis on sinu mustri poolt loodud. Ja selles mustris on juba sees nii sinu valu, hirmud kui kõik. Sa lood sisuliselt nii puhtalt olukorra, kus tuleb pinnale see maha surutud emotsioon, mida sul tegelikult on vaja ära tunda ja tegelikult teeb minevikust vabaks. Et see oli nii nagu sürkogemus, et see läks nii kiiresti käima, et see olengi lihtsalt sellega, mis on. Tegelen ainult sellega, mis tuleb. Laps tahab süüa, siis annad süüa, siis alles teed. Mitte ei tee enne mingid asju, ei ma ei anda kuhugi üle. Kuidas minul näiteks põhiteema kohe vähem kui 24 tunniga täitsa nagu random kohast sõitis sisse. Nagu inimene, kes on minuga 2 aastat suhelnud ja kuidas ta nagu kohe tõi minu reaalsusesse selle teema, mida ma ei ole tahtnud tükk aega vaadata. Ja see on lihtsalt see, et mida ma nagu soovitan nagu päriselt inimestel teha. Võtke endale nädal aega, kus te teete ainult seda, mis tahab tulla. Vaata, mis tuleb nagu eluvooluna. Ja seal on alguses raske olla, sest et aga äkki ma ei tahagi süüa, äkki ma siis ei tahagi sporti teha, äkki ma ei saa sest et see kutse väljalt saab olla see, et su keha ütleb sulle, et ma tahan praegu, su keha tahab, nagu sa ütlesid, keha läheb, võtab selle telefoni samamoodi, kui sa lood niisugusesse aeglusesse ennast sisse, siis su keha ütleb, ta päriselt ise tõuseb püsti ja ta läheb jooksma või jooma või vetsu. Süda ju lööb ikkagi, et ega meie kõrgem mina ei jäta meid kuhugi nagu, jumal ei jäta meid nagu ripakile, kui me ei tee nagu to-do listi kaudu. Ja just sellisteks hetkedeks mulle tundub, et see on üliilus, kui sa tahad tuua midagi nähtavale enda jaoks. Ja teisest küljest õppida alistuma sellele, mis tahab tulla. Ehk siis alistuma õppimiseks justkui muud polegi vaja teha, kui ainult lubada sellel tulla, mis tahab tulla. Ja siis, kui sinna tekib mingi emotsioon või laeng, siis ära kogeda ja siis võtta järgmine asi. Et sageli me tahame need emotsioonid ja kohad vahele jätta. Ja siis see tuleb jälle uuesti ja uuesti ja uuesti. Ja siis me ise loome seda, sest et me ise, me oleme juba kokku leppinud, et me saad paremad inimesed nagu või tuletame meelde kogu aeg endale seda, kes me tegelikult oleme. Kuidas või mis mõtteid see sinus praegu tekitas, et oled sa midagi sarnast testinud, teinud? No tegelikult terve see suvi ma olen sellega tegelenud, et ma olengi selles hetkes ja olemises ja ma ei teegi mitte midagi. Sest mul on see probleem ka, et ma tunnen, et ma pean kogu aeg midagi tegema. Ja kui ma midagi ei tee, siis ma ei ole väärtuslik ja siis elu jookseb minema minu eest ära. Ja et ma ei saa ühtegi hetke nagu niimoodi lihtsalt olla olemises. Ja nüüd ma olengi vist mingi 1,5 kuud. Mul on suvel vaheaeg. Olengi lihtsalt olnud olemises ja ei ole läinud ka ühelegi kontserdile. Sest mind lihtsalt ei ole see tõmmanud. Ja ma ootangi kutseid, et kui keegi kutsub kusagile heasse kohta, kuhu ma tahaksin minna, siis ma lähen. Ja need on võib-olla 2 korda on olnud niimoodi, kui ma olen läinud. Aga kas on tulnud midagi nähtavale ka sulle niisugust, nagu sa ütlesid, et sa näed, oled tegelikult aru saanud, et see mineviku vaatamine, et see minevikus on mõtted üsna sageli, et kas sulle on tulnud ka mingeid niisuguseid korduseid nähtavale, kas või emotsionaalseid korduseid, et uuesti pead kogema, see sama olukord on ju, et mis metsas on ju, võin ära kaotada kõik oma elu. Et see on lihtsalt nii ebamugav, kui ma pean otsast peale midagi taastama hakkama. Seekord ei olnud see nii ebamugav, sest ma olin seda juba kogenud ja ma arvan, et sellepärast need testitigi, et
kas ma olen nüüd selle kogemuse nagu ära teinud, selle õppetunni ära õppinud. Et sellepärast ma leidsingi nagu nii kiiresti telefoni üles, kui ma oleks läinud sinna hirmu sisse, paanikas ringi jooksnud ja mitte kohal olnud, siis ma arvan, et see telefon olekski sinna jäänud. Ja siis ma oleks läinud veel koju, olnud masenduses ja läinud veel sügavamale selle sisse. Aga ma tõstsin ennast nagu sellest hirmust välja. Ja see, mida ma kuulsin ennem sinu kirjelduses, oli veel ka mingi selline koht, et kui sul on eelmisel korral, sa oled teinud nii sügavalt seda, kogenud seda emotsiooni, siis see, mida ma kuulsin, et täna on sinu eesmärk tegelikult neid kogemusi või neid pilte rohkem siia salvestada, mitte siia nutitelefoni, on ju. Et siis see on mingi selline asi ka, mis juba mulle nii-öelda näitab, et sa oled sellest piltide tähendusest lahti lasknud nii palju, et see ei saa enam tekitada sulle niisugust laengut. Sest et sa saad aru, et nagu sa nagunii ei saa neid pilte kuhugi kaasa võtta ja keegi ei armasta või ei pea meid rohkem või kauem meeles. Sellepärast, et meil on pildid, on ju. Et tegelikult me jääme inimeste nagu, see sagedus meist on see, mida lõpuks mäletatakse või kantakse meis, et otseselt pildid ei too kedagi, on ju, tagasi ka. Sa oled niisugust multikat näinud nagu Hing. Ei tule praegu ette. Ja minu arust oli üks veel oli hästi põnev. Mul ei tule praegu selle pealkiri meelde, kus on just sellest nagu mäletamisest, oma põlvede mäletamisest juttu, kus on samamoodi, et pildide kaudu justkui esiemad pildid pannakse seinale, on ju kord aastas, et kõik mäletaksid ja seni, kuni sind mäletatakse, et on keegi, kes paneb su pildi välja, seni sa nagu siis hingena saad eksisteerida justkui. Ja mind pani lihtsalt see multikas väga nagu mõtlema selle peale, et mida ja kui palju ja kuidas. Ja teisest küljest lõpptulemusena, nagu sa ise ütlesid ka, et lõpptulemusena sa võtad kaasa ainult selle hinge kogemuse, need kogemused, mis sa hingena kogeda ja nii ongi. Aga kui me lihtsalt jääme, et isegi sellel hetkel, kui me teeme pildi, on ju, mõnes mõttes juba sellel hetkel, kui see pilt on juba meile nähtav, on see juba minevik. Ja see on midagi sellist, et tore on minna nagu läbi pildi sinna hetke tagasi, aga samas nagu kui me jäämegi nagu selleks pilte tegema, et oleks kuhugi tagasi minna, et ma kogu aeg käin minevikus läbi selle. Ja ma ise saan aru, et mingitel aegadel kindlasti ma olen seda teinud, et see on olnud nagu põgenemise viis. Ja täna ma pahandan nagu enda peale üsna sageli, et isegi täna ma arvan, et ma olen teinud 3 selfit, mida mult Birgit palus, et ma teen, on ju. Ehk siis, et mul on nii, et ma mõnikord kogen näiteks nädalavahetuses, et nii palju nagu niisuguseid neid hetki, kus olengi üks on kohal. Ja mul ei tule lihtsalt, ma ei saa aru, miks ma ei tee nagu pilte, et ma ettevõtjana mõtlen, et võiks ju olla mingit materjali, mida siis kasutada. Ja see üha vähem tuleb see meelde, sest et ma lihtsalt olen seal selles hetkes. Ja siis mõtlen, oi jah, nädalavahetus 3 päeva läinud, ühtegi pilti ei ole. Või siis on mingist tobedast, mingist mõtet, mingist niisugusest asjast, mida sa tahad meeles pidada või mingist infotahvlis kuskil, on ju. Et see on nii huvitav, kuidas see mäng käib, on ju. Et see tähendus sinu jaoks oli ka muutunud ja sellepärast sai ka see telefon sulle tagasi tulla. Ja nende emotsioonide läbikogemist olen ma ka nüüd praktiseerinud suvel. Ja sai ostetud ka Karin Keilt üks mandala, mis ma tundsin kohe, et see on minu oma. Ja ta aitab nagu tuua neid emotsioone esile, mis mul on veel nagu läbi tegemata või läbi kogemata. Sest ma väga kiiresti toon ennast hetkeolukorda või kohalolusse, kogemata läbi neid mineviku emotsioone, mida tegelikult lapse kaotuse puhul peab nagu läbi tegema. Et ma lähengi nagu sellesse
vanasse mineviku hetke kogu aeg lähen tagasi, selle asemel, et olla koha peal ja teha seda, mida ma praegusel hetkel peaksin tegema või näiteks nagu teise lapsega tegelema, sest mul juba vahepeal on selline tunne, et ma olen asetanud ta nagu eelmise lapse kohale ja siis ta kannatab nagu ja võtab juba varsti tema rolli üle. Et hakkab tegema neid samu asju, mis tegi vend ja siis ta ei tee enam, ei ela oma hingeteed, ei tee enam seda, mida tema peaks tegema. Ja tore on küll nagu niimoodi, et tõstad ennast ruttu kohalolusse, aga samas tegelikult me unustame ära, et need emotsioonid tuleks kõik ka läbi kogeda. Ja tegelikult need, et mõnes mõttes ma lihtsalt katsun nagu enda jaoks seda pilti kuidagi vaadata ka, et kui et minu jaoks, ja see kindlasti võib olla erinev, kui ma mõtlengi sellele, et näiteks see emotsioon tuleb näiteks ülesse, pinnale, et siis sellel hetkel tegelikult mina saan läbi selle hetke, mina saan kogeda seda, see emotsioon tuleb ära ja ma ei seo seda emotsiooni enam ühegi mineviku sündmuse külge, et see, ma isegi ei tea, kust pärinevad mingid emotsioonid. Ja samas on ka võimalikus see, et kui ma kindlalt tean, vaata, et kus see emotsioon tekkis või millele mõeldes mul tuleb, ma ei tea, kurbus, viha ja nii edasi, et siis mingi vastupanu on see, mis paneb sind nagu sealt ära jooksma. Et see vastupanu tunne on tegelikult see, mis esimesena tuleb ära kogeda, sest et vastupanu, see on nagu mingi ulme asi, et iga kord, kui mul on meeles tšekkida endas järgi, kas mul on tegelikult vastupanu see emotsioon ära tunda, sest et ma tean, kui on vastupanu, siis me hakkame käituma viisil, kus me hakkame sahmerdama või põgeneme ära selle asja eest, selle emotsiooni eest, mis tegelikult tahab ära tunda ja seda piina, seda valu, seda kõike tegelikult põhjustab vastupanu tunne, mitte see emotsioon, mida me kardame tunda. Ehk siis meil on vastupanu tegelikult tunda nagu saada seda tulemust, mis on selle vastupanu taga, sest et nagu justkui mingi meie sisemine mingi ego osa või kaitsja, see sisemine kaitsja kuskil saab aru, et kui sa selle emotsiooni ära tunned, siis tegelikult asjad lähevad muutusesse, on ju. Siis, ja seal on mingi nagu lugu taga, mis ütleb, et aga kui sa selle emotsiooni ära, sest et ego teab, on ju, teadlik ego teab, mis selle tagajärjel on, siis kas sa enam ei, ma toon selle leina näite siia, on ju, et mida see tähendab sinu kohta või mida sa arvad iseenda kohta siis, kui näiteks, et sa ei tunne enam seda leina, ei koge leina sellistel viisidel, kuidas inimesed, ma ei tea, kogevad, osade jaoks on ju kurbus, teinekord on mingid mälestused, et mis see tähendab minu kohta siis, kui ma selle emotsiooni ära tunnen, kas ma siis ka nagu endiselt nagu tõestan maailmale, et ta oli mulle oluline või ma ei tea, igalühel on omad lood, aga ma võtan sellest praegu siin kinni, et siis ma saan aru, et see vastupanu on hoopis selle muutuse ees, mis tuleb. Ja siis see vastupanu seisab ees ja siis me loome endale haigused, siis me loome endale valu, siis me loome endale igast jama. Ja tegelikult ainus asi, mida me saame teha, on see vastupanu märgata ja siis seda kogeda. Et sina nägid ka siin enne, ma ütlesin teile ka, et mul pea valutab, lihtsalt nagu tohutult valutab pea ja ma saan aru, et see on vastupanu mingi energia läbilaskmisele endast, sellele, mis siin ruumis võib juhtuda, kui ma alistun. Ja mitte see emotsioon ei tekita seda, vaid see minu vastupanu, et ma ei taha elus muutusi, ma ei taha enam nagu edasi kasvada, sest et see toob kaasa mingit teadmatust, nii-öelda selle minu jaoks, kes elab teisiti, võib-olla valib teisiti. Et mulle tundub sind kuulates, et siis
et on vastupanu ära tunda seda emotsiooni, mis tuleb ülesse ja siis justkui sul on ka hästi ilusti see mehhanism või mingi taoline, et sa tõmbadki ennast nii kohalolusse ära, et sulle enam ei, noh, sa oledki siin, koged seda, mis praegu on ja siis lükkad sellega nagu eemale selle emotsiooni. Ja sest, et ma saan aru, et sina saad just välja sealt minevikust siis, kui sa tuled kohale, on ju. Ja siis sa ei pea selle emotsiooniga kontaktis olema. Et see on see viis, kuidas sa ei koge ära, aga tegelikult lood mustriga seda kannatuse mustrit. Et sa ei saa ka sellest laengust vabaks, mis seal minevikus veel kinni hoiab. Et see võib ka ju niipidi olla, on ju, et kuidas olla siis selle emotsiooniga kohal, on küsimus vist, on ju. Et kuidas sa lubaksid endal olla emotsioonis kohal nii kaua, kui see emotsioon on kogetud? Jah, sest mingi hirm on, et see emotsioon kestab nii pikalt ja et kas sa nutad või mis iganes sa teed sel hetkel, see kestab nii kaua, et sul tekib peavalu või mingi muu valu ja see lihtsalt ei luba sellel lõpuni nagu kesta. Ma arvan, et ma olen siin saates mitu korda seda näidet toonud, aga toon ikkagi jälle. Või need sõnad, et inimesed, kes kogevad leina kauem kui 3 tundi, noh, see nagu idiootsus tunda leina kauem kui 3 tundi, et mitte kellelgi tegelikult, et kui me kogeme päriselt, on see lein, kurbus, viha, et tegelikult me vajame selleks ainult paari minutit, on ju. Ja sellel hetkel, kui see läheb pikemaks, ütleme, nagu see mees nii ägedasti ütles, keda ma kuulasin, ta ütles, et okei, tavaemotsioon 3 minutit, leinaga siis, võime teha 3 tundi, et siis nagu saad kogeda ka, aga peale seda võiks olla nii, et lähme eluga edasi. Et lihtsalt, et inimene ise loob endale, vaata see, et praegusel hetkel see hirm kogeda seda emotsiooni nii kaua aega, see on võib-olla olnud ka nagu see sinu kogemuse poolt loodud nagu reaalsus, sest et tegelikult on vastupanu tunnet tunda ja siis see tundubki lõputu pikk. Et see vastupanu teeb selle pikaks, on ju. Ja teisest küljest on mingid teatud emotsioonid võib-olla, mida me ei peagi nagu üksi tundma. Et võib-olla on mõnikord meil vaja seda nagu, me saame alati hakkama, et meil pole võimalik enda teadvust või vaimu või hinge kuidagi katki teha emotsioonidega. Aga mulle tundub, et mõnikord on lihtsalt meil turvalisem kogeda mõne inimesega koos mingeid niisuguseid, ütleme siis sügavaid emotsioone lõpuni. Et mõnikord piisab lihtsalt mõnest inimesest ruumis, on ju. Aga mõnikord on see midagi sellist, mis on nagu, lihtsalt me ei julge üksi minna sinna. Sest me oleme kunagi kogenud seda, et me jääme sinna kuhugi kinni sellesse valusse või pingesse. Ja samas mõnikord piisab ka sellest otsusest, et aga ma kogen nüüd ära. Et ma olen naistel ka öelnud, et nendel hetkedel nagu võimenda seda niimoodi, et see on kõikides su rakkudes suurenda, et nagu lükkavad hoog sisse sellele emotsiooni nagu tundmisele. Et seda kiiremini ta läheb, aga see ongi see, et nagu sa ütlesid, sa õpid alistumist ja ma arvan, et see kõik need korrad, kus sa alistudki mingisse kohalolekusse, siis samamoodi järgmine kord sa saad alistuda selles tundes olemisse ja võtadki sealt ainult emotsiooni kaasa, mitte seda enam olukorda või lugu selle küljes. Et see on selles mõttes, valmistada ette ennast selleks, et lahti lasta. Aga kui otsus on tehtud, siis seda on nii palju lihtsam teha. Et sa peadki nagu sellest loost või olukorrast ennast välja tõstma. Aga vahest on see väga keeruline. Ta oli sulle hästi oluline, on ju? Kas sa oled tema käest ka küsinud, mida tema soovib, et sa selle emotsiooniga teeksid?
ei ole kusjuures küsinud. võid kunagi küsida, lähed kodus, istud aeda maha ja vaatad, mis ta sulle vastab. Mis tema sooviks, kuidas tema sooviks, et sa selle, mis sa teeksid selle emotsiooniga või kuidas sa lahendaksid seda kohta. Mulle endale meeldib vaadata neid olukordi, nagu siin meie vestluse alguses ka, et tõusen kõrgemale või vaatan kõrgemalt, et millegipärast tuleb mitu korda niisugune aiapilt, ma ei ole sinu aias käinud, aga mul tuleb mingi aiapilt, kus nagu hing istub seal katuse, isegi katuse, nagu mingi maja katuses, nii kõrgelt, et ta näeb nagu kogu seda asja, mis seal toimub. Ja siis mul nagu tuleb niisugune pilt kogu aeg ette, et kui meil oleks meeles aeg-ajalt lihtsalt ennast sinna katuse veere peale panna, vaatlema seda, mis meie elus toimub ja seda enda inimmina. Kas või seda inimmina, kes istub seal aias ja mõtleb minevikule ja kerib enda sees mingeid asju või meenutab, onju. Kas või sellele inimminale nagu vaadata, et kuidas tundub ennast vaadata niimoodi eemalt, mida ma siis ütleksin, kui ma vaatan oma kõrgema teadlikkusega kogu seda situatsiooni või isegi seda situatsiooni, kus see juhtus või kus sa olid selles väga tugevas emotsioonis sees, selles valus, et vaadata seda ennast justkui sealt katuse serva pealt ja vaadata, et aga mida ta vajas ja siis pakkuda seda, mida ta vajas praegu. Sest et nagu aega ei ole olemas. Sa saad praegu pakkuda seda, et see oleks kuidagi võimalik lahti lasta, onju. Ma räägin seda juttu nagu vaata endale ka, et ma tean alati, see on nii põnev, et ma olen ise ka küsinud mingeid küsimusi just mingitest asjadest lahti laskmise kohta ja praegu nagu nii ilusti need vastused tulevad siin selles meie vestluses välja ka. Ja täna hommikul ma isegi panin ennast sellesse mineviku hetke ju 9 aastat tagasi. Ja tegelikult siis ma olin nagu väga kohal, kui kõik ümberringi tegelikult ei olnud üldse kohal. Ja ma olin isegi niimoodi kohal, et ma ei kuulnud üldse, mis nagu ümberringi toimub. Aga ma nagu enda sees tundsin ära, et tegelikult mina ei surnud ära, minul on nagu elu veel ees ja et nii lihtsalt oli. Nii juhtus ja see ei olnud nagu minu elu, et mina saan edasi minna. Ja eks ma siis nagu näen hiljem, et kuhu see välja viib ja miks see üldse juhtus või miks see oli oluline. Et need vastused tulevad kunagi hiljem. Ja selles hetkes ma nagu tegin tegelikult rahu. Ja mina läksin nagu väga kiiresti edasi, kui kõigile tundus, et nagu liiga kiiresti. Aga mina selles hetkes tegingi nagu rahu. Ja mul ongi ära õpitud see, et ma 2 minutiga toon ennast nagu kohale, kui ma lähen kusagile rändama. Aga mulle tihtipeale on öeldud, et sa pead ikkagi vähemalt 10 minutit või kauem nagu seda läbi elama. Aga mulle tundus, et ma lahustan lihtsalt selle 2 minutiga ka need emotsioonid ära. Tegelikult ongi võimalik väga kiiresti seda teha. Lihtsalt ongi see küsimus, et mitu protsenti sa nagu ära lahustad iseendast. Et mulle meeldib seda nagu vaadata niimoodi, et üsna sageli me läheme sinna, et 80% me lubame ära tunda, aga 20% jätame nagu tundmata. Vaata sinna täitsa põhja minemata ja siis seni nagu on kõik luubi peal. Ta tuleb nagu tagasi. Et me elame küll mingi pinge, laeme maha ära, mis selle emotsiooniga nagu on, aga et lubada sinna nagu lõpuni minna. Et siis me ei pea seda uuesti kogema. Aga see ei tähenda, et meil ei võiks mingid sarnaseid emotsioone kuidagi ülesse tulla, onju. Sest et see ongi protsess ja mõnes mõttes mina nagu, ma olen eriti viimasel ajal, ma hoian hästi fookus sellele, et absoluutselt kõik, mis juhtub nagu minu elus juhtub, on õige. Ehk siis see, kuidas sina valisid võtta vastu seda olukorda, oligi sinu jaoks õige.
ja võib-olla see nii-öelda need õppetunnid või kõik see on hoopis see, mis praegu toimub, on ju. Ehk siis, et sinul oli vaja sellist kogemust, et see toimuks täpselt sellises järjekorras, täpselt selliste aja ühikute sees. Ja nüüd on see küsimus, et mis see sulle endiselt õpetab, mida see olukord endiselt sulle sinu kohta õpetab, see on nagu ju meeletu, mida see on juba õpetanud, pannud sind endaga veelgi sügavamalt nii-öelda tegelema ja otsima vastuseid ja õppima nii paljut. Ja mõnikord ongi nagu, mulle tundubki, et see ongi nagu õiges järjekorras, kõik asjad juhtuvad õigesti. Ei ole olemas, et Jumal looks valet olukorda. Ta ei lase meil kogeda valet olukorda. Ja nüüd ongi see küsimus, et kuidas me võtame selle vastu, alistume sellele, mis Jumal tahab meile anda järgmiseks ja järgmiseks ja järgmiseks. Ja sealt saavad tulla mingid järgmised asjad. Nii on, jah. Kuidas sa ise sellele kohalolu küsimusele praegu vastaksid? Järeltaipamisi võib sul tulla veel. Ei, no ma arvangi, et ma olengi nüüd nagu õiges kohas, et sellega tegeleda, sest mul on nüüd olnud aega kõige üle mõelda. Ma olen võtnud enda jaoks aega ja ma olen õppinud nüüd puhkama, mida ma ennem ei osanud. Ja ma olengi nagu hakanud neid tundeid läbi tegema. Ja tegelikult ei olegi väga palju neid enam alles. Et ma arvan, et siin suve lõpuks saab enamus tundeid tunda ja siis saab edasi minna. Sul on ja tegelikult saab kohe edasi minna, aga lihtsalt sa teades, et need emotsioonid, need olukorrad lood sa niikuinii enda teele, kus veel, kui midagi on jäänud, küll nad siis hüppavad sulle teele mingi nurga alt, on ju. See tuleb iseeneslikult, on ju. Ja mõnes mõttes õigel hetkel ja täpselt sellises mahus, kui sa suudad kanda, on ju. Et see on hästi ilus. Ja mina ju tean siin natuke pikemas aja versioonis kui ainult üks ööpäev või see tund aega siin. Et selles suhtes ma tõesti näen seda, et sa ei proovi ära joosta enam. Siin täna sinuga vestluses olla, ma kogen seda, et see valmisolek sinus on olemas, et näha ennast. Sest sealt alt tuleb ju sina ise välja. See, milleks sina pidid seda olukorda kogema, miks see üldse tuli. Ja samal ajal sa õpid ennast tundma. Iga kord, kui me võtame mingid emotsiooni ja tähenduse kihid maha, siis me näeme ennast jälle paremini ja paremini ja paremini. Et see valmisolek ja julgus tegelikult võtta see puhkus, mitte täita seda puhkust nagu tegevustega, või päriselt olemisega. Lihtsalt oled. Et see on nagu kuidagi hästi rahustav ja küps on. Ennem ka, kui sa istusid seal mingi toolis, siis ma kogesin midagi taolist. Ma ütlesin, et ta on nagu kuidagi nii küps ruum kuidagi, et ma vaatasin sind nii nagu küpselt, nagu sügavalt küps niisugune energia ja see kuidagi on siin. No eile, kui ma ära otsustasin, siis ma olingi väga rahulik. See selline ärevus tekkis hiljem. Aga see on alati. Kui ikkagi kusagile tundmatusse hüppad. Ei ole enam aega, ei ole homset, sest sa astusid sellest just kõrgemale. Kuidagi siis, kui ma alguses lugesin seda kaarti, siis mul tekkis nagu kohe nagu see highlightis minu jaoks sellest kaardist hästi
hästi tugevalt välja. Igal juhul mul on nii hea meel, et sa valisid nii kiiresti ja kuidagi asjad juhtusid ja sa valisid siia jõuda. Ja rõõm on näha, et su keha on lõdvestunu oluliselt, kui oli ta meie vestluse alguses. Et see miski, mis siin sündis, võib-olla ka mõnda kuulajat inspireerib enda emotsioonidele nagu otsa vaatama või mingist vanast mineviku teemast nagu lahti laskma. Et mõnes mõttes just mulle tundub, et see on parim, mida me saame iseendale just enda sageduse muutmiseks teha. Lihtsalt tunda see emotsioon ära, mis praegu vastu nägu tahab tulla ja ongi kõik. Me ei pea isegi viirukeid põletama ja konge mängima ja ei pea mitte kuhugi minema ja tegema. Ei pea enda sagedust kuidagi muud moodi tõstma, kui ainult lihtsalt tunneme ära. Ja juba on muutus. Et justkui nagu üks tõnks lendab minema. Ja siis võid panna viirukid. Ja võid ka. Loomulikult see on nagu, mulle viimasel ajal meeldib, et see on niisugune meeleolumäng juba. Ja see niikuinii loob, vaata. Meile kõigile tulebki teha seda, mis on õige tunne. Keha vaata ütleb ette, et tahan nüüd viirukid, tahan nüüd metsa, tahan nüüd jalutama. Ei taha nüüd mitte midagi teha. Ja aitäh sulle, Merili. Kohe Birgit teeb meile ka lõpuakordi koos meiega ja isegi kodus võid kaasa ümiseda seda, mis me siin nüüd koos looma hakkame. Ja järgmine saade on juba 2 nädala pärast reedel, nagu ikka. Ja ühe uudise tahtsin ka siia panna lõppu. 28. septembril on meil suur iseenda ehedusega kohtumise päev Tartus, siin selles ruumis ja siin kõrval olevas Harmoonia saalis, kus sul on võimalus tutvuda juba seni olnud siin meie saatekülaliseks naistega päriselus, kogu tiimiga päriselus. Loome koos erinevaid tegevusi nii enda kehale, meelele, vaimule, ilu ja rõõmu ja ehedust. Nii et otsi üles ka meie veebilehelt see koht, kus sa saad osta endale pääsme ja tulla lihtsalt iseendaga kohtuma septembri lõpus. See oli ka, mida ma tahtsin siia tuua, sest et see juba praegu loob. Ja nagu ikka, kui sulle meeldis see saade, subscribe, tule meie kogukonda, hüppa sisse ja tule jaga, mida sina taipasid või kaasa võtad sellest saatest. Ja nüüd on vist see ideaalne hetk, kus midagi lõpetuseks kuidagi ümiseda, kaasa laulda.
sees. Olen siin ja praegu kulgen maagilisel teel. Olen siin ja praegu tunnen tundeid enda sees. Olen siin ja praegu kulgen maagilisel teel. Olen siin ja praegu tunnen tundeid enda sees. Olen siin ja praegu kulgen maagilisel teel. Olen siin ja praegu tunnen tundeid enda sees. Olen siin ja praegu kulgen maagilisel teel. Olen siin ja praegu tunnen tundeid enda sees. Olen siin ja praegu kulgen maagilisel teel. Olen siin ja praegu tunnen tundeid enda sees. Olen siin ja praegu kulgen maagilisel teel. võime plaksutada. Võime.